Maaelujutud. Tere, hea kuulaja ja vaataja! Mul on rõõm teid tervitada meie taskuhäälingus Maaelujutud. Mina olen Meeri Maastik ja minu ülesanne täna on teieni tuua üks äge maaelujutt. Ja täna on mul siin saates kaks väga ägedat inimest. Nad on erakordsed juba sellepärast, et meil ei ole kunagi olnud stuudios nii noori ja sellepärast on ka see erakordne, et ma olen juba nii põnevil, et nendega vestelda ja mul on väga hea meel rääkida kahe ägeda noorega Toila kandist, Ida-Virumaalt, Anni-Triin Salvani ja Gregor Männiga. Ja räägime siis tänases saates noortealgatustest, kogukonda panustamisest ja sellest, kuidas noored saavad oma ideega kohaliku elu arengut mõjutada. Ja tere Anni, tere Gregori! Tere! Mul on teile nüüd esimene selline hästi traditsiooniline igav küsimus, et palun rääkige endast, kus te siis täpselt tulete, mis koolis te käite ja siis võib-olla muuseas võite mainida ka, miks on kodukoht teie jaoks oluline, et võib-olla Anni, sina alustaksid. No me siis tegelikult mõlemad tuleme Toilast, mina ise käin nüüd juba kodust kaugemal, käin Miina Härma gümnaasiumis ja kodukant oluline. Omad inimesed, oma koht. Siuke tuttav, siuke oluline tunne, et ma arvan, et isegi pärast seda, kui vahepeal näiteks ongi, mina olen praegu läinud kaugemal ära õppima, siis ikkagi on nagu selline nagu tõmme tagasi minna, et teha asju enda koha heaks. Väga hästi, Gregor. Jah, mina olen siis Vokast, mis on ka Toila kandis, aga mina õpin ikkagi kodu lähedal Jõhvi gümnaasiumis ja minu jaoks teeb kodu tähtsaks ikkagi need mälestused, et olen sealt üles kasvanud, suureks saanud ja sellepärast ongi tähtis. Aga ma nüüd kuulsin, et te mõlemad käite tegelikult oma nii-öelda Toilast eemal koolides, et miks see on nii, et miks te Toilas ei käi koolis? Või seal ei ole? No tegelikult just tuli otsus, et see pannakse kinni. Et see gümnaasiumi osa kaotatakse ära Toilast. Et siis muidugi oli see üks mõjutav faktor, aga muidugi mul oli ka see, et tegelikult mul olid huvid teises kohas. Ja Jõhvis on võimalik minna meditsiini kallakuga õppima. Ja ma tahan tulevikus ka seda haru minna, ehk siis ma arvasingi, et edasi minna õppida selle põhjaga on parem. Väga mõistlik. Ja Anni läks nagu eriti kaugele kohe kodust. Mul tuli Mardeki suurkooli hing või selline tahe kuidagi lõi välja, et tahaks minna natukene suuremasse linna õppima, et lähen kodust ära selleks, et tulla koju tagasi. Aga nagu ma tean juba eelnevalt, et te olete hästi aktiivsed oma seal Toila kandis, et kuidas on praegu, kui te ei käi koolis enam seal piirkonnas, kuidas te saate hoida seda sidet? Eriti kui sa elad veel Tartus, Anni näiteks, kuidas sa hoiad sidet oma Toilaga? Et see võib natuke nagu keerulisem olla. Keerulisem on ta kindlasti. No üks asi ongi juba näiteks see, et Tartus koolis käis, no ongi gümnaasium on ju teadagi palju raskem põhikoolist, et ma küll olen omal enda nii-öelda siis rolli ka vähendanud, aga ongi tänapäeval meil on ju nii lihtne, et enamik näiteks ongi noorte volikogu ja sellised koosolekud, me teemegi nädala sees teeme Zoomi teel. Et igasugused interneti teel ja saab ilma probleemideta tehtud, et see nagu raskuseks ette ei ole jäänud siiani veel. Ja ma saan aru, et te mõlemad olete tegelikult esimest aastat niimoodi nagu kodust eemal. Selles mõttes küll, natuke. Et Gregori puhul sa vist elad ikkagist veel kodus. Jaa, elan küll, jaa. See on niimoodi, et iga hommik põhimõtteliselt ärkan seal 7 aeg üles, lähen bussi peale ja sõidan 15 minutit sinna ja siis hiljem 4 aeg koju tagasi bussiga 15 minutit. Et kõik on võimalik selles mõttes, saab küll hakkama. Aga lähmegi edasi nüüd, ma arvan, et kõik meie kuulajad ja vaatajad tahavad juba teada, et millega te siis nii hakkama olete saanud seal oma piirkonnas. Et mul on infot, et te mõlemad olete Toila valla noorte volikogu liikmed ja juba 2 hooaega. Et võib-olla Anni, sa räägid, et mis asi see noorte volikogu üldse on? Mis see teeb ja mis sina seal teed? Noorte volikogu siis on siis kohaliku omavalitsuse noori esindav organ
mis siis ongi kaitseb noorte huve, esindab nende õiguseid, soove, ideid, mida kõike võib tulla noortel pähe ja siis omakorda, kui tuleb jälle vallavalitsuse poolt, siis midagi, siis meie oleme need, kes enamasti siis nagu noortele need nii-öelda kas just ette kannavad, aga niimoodi meie oleme nagu need, kes proovivad siis vahetada siis infot vallavalitsuse ja noorte endi vahel. Teete nagu vahelüli nii-öelda? Jaa. Aga miks sa seal tahad olla ja miks sa juba 2 aastat oled seal? Parandan 3. aastat 2 koosseisu, et üks vabandust. koosseis meil Toilas on 2 aastat. Okei, väga hea. Et see ongi kuidagi selline ühine kogukonna tunne tekib, et selline äge midagi nagu korda saata ja siis pärast seda tuleb selline hea tunne, et midagi ägedat on tehtud. Ja siis äkki see ongi see, mis nagu tagasi kutsub. Okei, et ma tean, et hetkel on Gregor lausa selle noorte volikogu esimees. Just. Et mis tunne see on ja kas on mõni sinu idee või selle noorte volikogu idee läinud ka päriselt nagu tehtud teoks, et kas vallavalitsus on kuulanud teid? Ei no selles mõttes, et need ideed ei ole nii suured, kui meie nüüd need järgnevad projektid, millest me rääkima hakkame, aga kindlasti need on need väikesed nii-öelda kogukonda mõjutavad asjad. Jaa, just. Et kuigi need ei olegi nii suured, siis need on ikkagi tõesti nagu sellised väikesed asjad, mis ikkagi tõstavad seda meie olemasolekut seal. Selles mõttes, et kui praegu ma olen esimees, siis nagu tegelikult väga palju midagi ei muutunud. Lihtsalt on mingi äge tiitel andnud selles mõttes. Aga selles mõttes, et kui oli see esimehe valimine, siis ma konkreetselt ütlesin ka enda koosseisule, et tegelikult ma lihtsalt tulen nagu, et pereisaks sinna, et tulen vaatan, et sest meil on uued liikmed ja tulen vaatan, et kuidas te teete ja kui tekivad küsimused, kuidas need asjad käivad, et siis ma nii-öelda juhendan teid ja rohkem nagu viitan teid, kus vaja ja kas niisugune idee on realistlik edasi minna valda sellega ja nii edasi. Aga too mõni näide, mis idee on sealt välja koorunud? Kas oli mingi, mul tegelikult sain natuke infot seal salaja back-upikud, et teil oli mingi transpordi lahendus? Jah, transport, see oli jah, oli niisugune nii-öelda koosolek ja siis tekkis mul küsimus, et meil oli probleem just selle bussiajaga, et kuna meil pandi see gümnaasiumi osa, no pannakse kinni, veel ei ole pandud, siis oli raske minna bussiga Jõhvi gümnaasiumisse. Ja kuna ma ise hakkasin ka Jõhvi gümnaasiumisse minema, siis ma mõtlesingi, et kuidas ma saaksin seda aega paremaks teha. Ja ma tegingi selle nii-öelda ettepaneku vallale ja nad tulid väga hea meelega vastu, leidsid ülihea bussiaja niimoodi, et põhimõtteliselt 15 minutit sõidad ja läheb see buss põhimõtteliselt otse nagu sinna kooli ligidale bussipeatusesse, et jõuad niimoodi 10 minutit varem kooli. Et see on küll hea, et see ettepanek ellu viidi. Ma tean, et Anni, sa olid ka vist juhatuse Mina olin eelmise koosseisu esimees, jah. Okei, et te olete sellised sarnase. Võib nii öelda küll, jah. Jah. Väga äge, nüüd ma juba saan aru, et miks te siin olete siin saates. ja siis räägime siis ühest järgmisest asjast, mis on minu jaoks on kõige kuulsam asi ja see on üks põhjus, miks te siin olete ka, on siis mobiilse noortekeskuse projekt. Et oli mingi umbes vähem kui aasta tagasi, ma pöördusin teie noorsootöö spetsialisti või juhi poole, Maarja poole, et ma tahan esitada teie seda Toila mobiilse noortekeskuse projekti Euroopasse, et ma arvan, et tal oleks nagu šansse seal võita, seal oli selline konkurss ja siis me koos selle ära täitsime, saatsin ta sinna ära ja tuligi paari kuu pärast kiri, et see projekt on valitud 24 parima projekti hulka. Et minu meelest see on nagu super äge saavutus, et äge, et seda Euroopas märgati. Et nüüd ma olen nagu pikalt juba rääkinud sellest, et keegi saa aru, mis projekt see ikkagist on, siis võib-olla ma ei tea, Anni, äkki sa räägid lühidalt, et mis see projekt üldse siis on? Ühesõnaga, see projekt nägi siis välja selline, et kas ma võtan täiesti algusest? No võta alguses, meil aeg on. Okei, no idee tekkis juba kaua aega tagasi, enne kui meie olime Gregoriga ja teised meie vanused siis üldse nendeks aktiivseteks noorteks saanud.
No see oli ikka, ma arvan, vabalt 10 aastat tagasi, võib-olla kui mitte enam, kui tekkis idee, et tahaks teha vist noortekeskuse kuidagi teistsugusesse vormi. Ja siis mõeldi mingi moment, et paneks selle merekonteinerisse. Ja siis hakkasime nüüd arendama, mis me hakkasime 2020, 19. Umbes 6 aastat tagasi vist. Ja siis oli 2019 aasta lõpp just. Et ma ise veel Te olite mingi 11 aastased. Me olime 11, jah. No võt. Ja ma ise veel mäletan, kuidas Maarja-Liisa tuli pärast ühte üritust, tuli minu juurde küsima, et kuule, et me mõtlesime, et teeks, et meil on paar liiget oli juba tiimis koos, et teeme merekonteinerisse noortekeskuse ja mina ütlesin, et teeme ära. Ja siis korjasime tiimi kokku, võtsime ka appi siis Eesti Kunstiakadeemia, mis nad olid siis tudengid või? Tudengid. Ja siis koos nendega modelleerisime kokku, milline võiks olla noortekeskus merekonteineris niimoodi, et oleks piisavalt kompaktne, et oleks noortel põhjust käia, oleks äge olla, kuidas saaks selle kõige paremaks nagu võimalikuks kohaks üldse kokku. Ja siis, kui need said väga ägedad mudelid tehtud, siis läks ehitamiseks, aga ise me merekonteinerit päris ei ehitanud, et see läks natukene teistmoodi. Aga muidugi me käisime ka seal nii-öelda selle hanke võitjate juures, kes ehitasid seda. Siis me käisime neil ka pidevalt külas ja vaatasime, kuidas see protsess kulgneb ja see oli ka meeletult äge, et käisime terve meeskonnaga kohal seal. Et ma saan aru, et teile anti päris palju nagu nii-öelda, teil oli võimalus kaasa rääkida reaalselt nagu asjadel. Mitte kaasa rääkida, vaid juhtida lausa. Lausa juhtida. Et te saite nagu nii-öelda kontrollida natuke, mis seal nagu vanemad inimesed ka teevad. Ja see iga väike detail seal põhimõtteliselt konteineris sees on meie poolt nagu kas siis nagu arendatud või nagu loodud, soovitud ja kõik nagu selles mõttes. Okei, see kõlab tõesti väga ägedalt. Et ma piltide pealt olen näinud, et see näeb hästi efektne välja, selline ägedad nagu sinakad pildid on seal peal. Aga kuidas see reaalselt nagu kasutust leiab? On seal nagu, nüüd on ta vist mitu hooaega juba olnud teil? Jaa, selles mõttes, et miks me üldse ta panime merekonteinerisse, on sellepärast, et teha see noortekeskus mobiilseks. Ja nüüd ongi võimalus põhimõtteliselt panna ta reka peale ja viia ta erinevatesse kohtadesse meil Toila vallas, kus ei ole siis võib-olla sellele noorsootööle ei ole nii suur mõju ja kus ei saa nagu väga arendada seda. Et siis ongi see, et saab rekaga kohale viia ja mis me näeme, kui meil Toilas esimest korda oli see püsti pandud, siis me nägime seda, et umbes 70 noort oli minu meelest ühes nädalas nagu visiite, et meeletu number tegelikult. Okei, et see siis tegelikult, kuna ta on ju ka atraktiivne näeb välja ka, et siis noored tahavad sinna tulla ja kuna te ise seda nii-öelda ehitasite või kaasa aitasite, siis et see on üks nipp, et kui tahetakse noortele midagi teha, et siis tuleb ikka noortega koos teha, on. Ja seoses sellega on mul veel üks küsimus, et tegelikult ma kohtusin Gregoriga esimest korda Brüsselis, kus oli siis selle mobiilse noortekeskuse nii-öelda see oli siis selle konkursi autasustamine või selline suur sündmus, mis oli ühes uhkes teatris kuskil Brüsseli kesklinnas. Ja selles mõttes see projekt ei saanud nagu kõige esimest auhinda, aga ikkagist kõik need 24 projekti pidid sinna lavale minema ja tutvustama, siis Gregor oligi seal laval ja ta oli, mulle tundus, et sa vist nagu oled kogu aeg laval ja käid Brüsseli teatrites. Et mis tunne sul oli pärast seda käiku ja seda kogemust? No esiteks oli see, et kui ma pärast seda klippi nagu järgi vaatasin, siis ma mõtlesin, et kuidas ma sain nii rahulikult seal lava peal olla. Et kuidagi leidsin niisuguse sisemise rahu, võib öelda. Aga tegelikult oli see mu esimest korda niimoodi suurel laval olemine. Projekt iseenesest on teist korda olnud Brüsselis juba. Aha. Et aga muidu jah, see oli tõesti nagu põnev ja veel ka seda enam, et ma sain hiljem selles koolis hinde ka inglise keeles, sest ma praktiseerisin enda inglise keelt niisuguses kohas, et see oli ka meeletu äge nagu kogemus. Ja mulle tundub, et see on nagu järgmine nipp, et noortele, kui keegi meid kuulab, et kui te tahate inglise keeles endal nagu paremaid hinded, siis tooge välja need, mis te päriselt kasutate päris elus. Sest mina nägin seda koha peal, kuidas sa seal olid, siis
ma ei tea, minu meelest sa olid kõige parem võrreldes nende teiste, sest kõik teised olid sinust palju vanemad ja kogenumad tundusid, aga sa olid jah hästi rahulik. Et võib-olla sulle sobib midagi sellist ka tulevikus teha. Vot, aga lähme järgmise projekti juurde, mis on kaevandusmuuseumi põgenemistuba, mille taga te olete ka. Et see tundub see nimi, mulle natuke hirmutav, ütleme nii. Ma ei tea, ma annan Annile ka vahepeal sõna, et Anni, sa saad jälle rääkida, mis see on siis see põgenemistuba seal kaevandusmuuseumis? No see on siis meie järgmine projekt, kus see sai alguse sellest, kui mõned koosseisud tagasi, kes oli siis teine koosseis äkki noortevolikogul, ja oli küll teine, kus otsustati Halloweeni ajal, et teeks põgenemistoa ja see vist tehti siis meie rahvamaja siis kas 3. korrusele äkki? 3. korrusele, mis ei ole niivõrd siis välja ehitatud ja kasutatud. Jah, et see oli selline nagu vaba korrus, kuhu tehtigi Halloweeni ajaks selline ajutine põgenemistuba, mis tegelikult sai siis kohalike inimeste poolt sai nagu väga palju kiitmist, et käidi kohal küll ja siis sealt edasi areneski idee, et aga miks mitte teha nagu päris noortekeskust, mis olekski statsionaarne. Ja siis hakkasimegi mõtlema, plaane kokku panema, et kus meil oleks üldse ruume, kuhu seda teha. Ja siis tekkis ju idee, et kaevandusmuuseum, Kohtla-Nõmme kaevandusmuuseum ju kuulub ju meie vallale. Ja siis oli, et kaevandusmuuseumi siis maa all, mis ta on 6 meetrit maal, 8 meetrit, 6. Jah, kuskil seal vahel 6-8 meetrit. Ja. Kuskil seal niimoodi maa all, seal on vanad lõhkeaine laoruumid ja siis, et teeks sinna põgenemistoo. Ja siis hakkasime vaikselt arendama ja käisime teistes põgenemistubades siis ideid otsimas ja siis vahepeal küll inimesed muutusid aga siis võtsime uue tiimi kokku ja tegime selle asja ära. Aga mis seal siis on, kui ma läheks sinna põgenemistuppa, mis mind ees ootaks? No võt, seda tuleb ise avastama tulla. Ma arvan, ma ei tee seda, aga see tundub nii hirmus. No nii palju saame öelda, et lugu on siis suhteliselt selline, et sa oled aasta on siis kuskil 2000 midagi algus, kus sa oled siis tööl. Kaevandusmuuseumit siis hakatakse lõplikult sulgema ja sinu tiim on viimaste seas, kes siis peab kõik üle kontrollima ja kaevandusest väljuma, aga siis järsku käib kuskil üks pauk ja te olete vist jäänud põgenemistuppa kinni. Kaevandusse kinni ja järgmise plahvatuseni on tund aega ja seal hakkab teie aeg jooksma ja siis peab põgenemistuvast välja saama. Ja siis nagu nad saavad ka välja? No ikka saadakse küll, jah. Aga seal võib tekkida tõesti nagu paanika või sa oled nagu, kas seal on pime või seal on mingi pealambid või? See ainuke asi, mis sul on seal, ongi valgus pealamp. Et igale liikmele on antud pealamp, siis on antud ka katteriided, sellepärast seal on ikkagi 6 meetrit maa all, et seal on sopane, seal on märg, seal on putukad. Kaevanduse tingimused. Kus juures ei ole. Rotid. Rotti võib-olla võib leiduda, aga pole veel näinud. Aga te olete mõlemad selle läbi teinud või? Niimoodi easy breezy? Jah, selles mõttes, et me tegime mitu seda test-run'i enne, kui me saime selle publikule avada, aga kindlasti meeletu, et seal on ka üks meil niisugune äge karakter lootud, kes siis annab motivatsiooni, et teha lõpuni see ja põgeneda välja sealt. Kõigil põgenejatel on maal üks ühine sõber. Jah. Aga kui keegi tahaks nüüd, kuuleb seda juttu, et see on niisugune põgenemistuba seal, kas nad saavad lihtsalt tulla sinna või kuidas see käib? See on eelregistreerimisega, nüüd kui ma eksi, siis Kohtla-Nõmme kaevandusmuuseum, seda internetist otsides tuleb väga kergesti ülesse ning siis nende alt siis tuleb seal valida üks siis elamuste seast, mille seas on siis ka see põgenemistuba. Nii et kuulajad, teie võimalus. Aga nüüd ma mõtlesin, et me oleme rääkinud siin noortevolikogu töös, kus te osalete, siis need 2 ägedat projekti, et mis teile nendest tegevustest kõige südamelähedasem on? Et Gregor võib-olla vastab esimesena. No mulle selles mõttes, et need projektid ja need on nagu ägedad, aga kõige rohkem, mida ma nagu ise tahan näha selles, on see, et meie kogukond areneb.
selles suhtes, et meil juba praegu on väga intensiivne areng olnud selle poole, et noortel on nagu vabadus ja noortel on antud hääl. Ja see, kuidas meid on usaldatud nende projektidega, ongi hea näide tegelikult sellest, et üldse, kui sa annad hääle noorele ja sa lubad tal teha, annad vabad käed, siis see, mis välja tuleb, sealt on nagu meeletult äge. Ja see on ka minu meelest, mis on see nii-öelda tähtis osa sellest, et me tahaks ka näidata ülejäänud Eestile, et tegelikult noortel on see potentsiaal ja võikski rohkem arendada seda, et siis kindlasti on need järgmised projektid, mis lähevad Brüsselisse. Et sinu sõnum on, et usaldage noori. Just. Ja eriti maanoori. Aga Anni, mis sina arvad, mis sul on seal südamele lähedasem tegevus selle nende asjade juures? Ma arvan, et ikkagi just see noortevolikogu, et Gregor ütles täpselt põhimõtteliselt sama, mis mina mõtlesin, et kuigi need projektid on väga-väga vinged ja me kindlasti tahame korraldada veel midagi sellist sarnast, korda saata, korraldada, mida kõike meil siin mõtted teevad, seda asju jõuame me teha palju, aga ma arvan ka, et noortevolikogu, et ongi, et meil on Toila vallas on väga vedanud sellega, kui palju tegelikult noori usaldatakse. Et kui tegelikult nüüd võrrelda mõne teise omavalitsusega Eestis, siis mitte kõikjal ei ole tegelikult, ma ei saa öelda, et seis ja olukord nii hea, aga see, kuidas näiteks mujal kuuled, kuidas pöördutakse vallavalitsuse poole ja vastused tulevad negatiivsed ja kurvad, siis meie oleme samal ajal šokis, kus meie helistame vallavanemale, kutsume, et kuulge, et tere, et kas teie sooviksite teha meiega millalgi koos viibimised, räägime, kuidas läheb noortevolikogule, kuidas läheb vallavalitsusel ning vallavanem ütleb hõikab rõõmust absoluutselt, et parima hea meelega, et tulge rääkige, kuidas teil läheb ja et kuidas te soovite teha, et seda meil on nagu tegelikult on nii rõõm nautida. Et meie ideedele päriselt tullakse, meie ideedele, mõtetele, jutule, kõik mured meil on, meile tullakse vastu. Et ma arvan, et see noortevolikogu ikkagi annab selle kõige parema efekti sealt, jah. Ja ma saan aru, et noortevolikogus tegelikult sünnivad ju ka ideed, need samad projektid näiteks. Et mul on tegelikult infot, et te olete korraldanud ka, mitte ainult projektid ei ole teie teema olnud, vaid ka igast üritusi, konverentse, et noorteseminare ja kohtumisi tuntud inimestega. Et ma ei tea, võib-olla te toote välja mõne ägedaima, mis te olete korraldanud? No ma tahaks kohe välja tuua minu iidoli Ott Kiivikas. Et me kutsusime tema kohale, rääkis meile natukene tervisest, kuidas toituda, treeningviisidest ja see oli äge kogemus, sain teha temaga pilti ka, mõlemal olid piitsad väljas ja no ma saan aru, et sa oled siuke jõusaali poiss. Jah, olen meeletult trenni, jah. Et see on äge, aga Anni, mis sinule meenub või mida sa välja tooksid nendest üritustest? Ma arvan, mul tuleb ka see esimene teadmiste sari pähe, mis oligi see sama, mis Gregor üles tõi, et kus me kutsusime külla 3 siis nii-öelda teadja meest, nagu meie kutsusime siis professionaale, ehk siis eesti keeles, mida ta oli, kas synonüüm või midagi sellist sarnast, et teadja mehed koolitamas Ida-Viru noori või kuidas ta nüüd täpselt oligi. Et see oli meie siis seminaride see sari ja siis käidi külas ja see tuli meelde ja siis mul tuli lisaks ka meelde üks heategevusjuhtum, mis me tegime meie kohalikule noorele, kes siis põeb siis kroonilist haigust ning siis sellega saime tema siis ravile siis nii-öelda toetussumma kokku kogutud, et see on nagu üks selline soe mälestus, mis tuleb meelde kohe, kui ma mõtlen meie noortevolikogust, et kuna see oli siis minu selle esimese koosseisu, ehk siis meie noortevolikogu 3. koosseisu esimene üritus, mis me tegime. Koosseis sai alguse ju 2021 lõpus või? Ja see oli 22. aasta märtsis kohe. Et siis oligi 3-4 kuuga oli meil juba esimene päriselt edukas üritus. Et see on nagu minu arust selline väga nagu soe mälestus, mis ma arvan, et mulle igaveseks meelde. Aga kes teil seal veel oli see ürituste sari? Keda te veel kutsusite? Meil oli Ott Kiivikas, meil oli Jaan Aru ja meil oli kolmas oli kas see oli see sama sari või? Ja oli. Oli Ilona Tint, siis tema rääkis ka siis raha teadmistest. Kas teil rahakratt ei olnud või? Rahakratt oli teise ürituse seoses. Okay. See oli meil sügisene ühepäevane seminar siis, mis oli siis Toilaspaas, mis oli terve
finants siis teadmiste poolest siis terve üritus, kus käidi rääkimas siis ettevõtlikkusest ja finantspooltest ja siis seal oli ka rahakratt. Okei, ma pean selle ära küsima, kas see rahakratt oli ikka selle maskiga? Te ei näinud tema päris nägu? Ikka see tuvi oli teil peas, jah? Tuli kohale, tegi kalli, tšau sina, ma mõtlen, mis asja, oota. Aga siis ma mõtlen, et ei, et see on ikkagi osa iseloomust ja oli maskiga. Ja aga üks asi, mida ma kohe panin tähele, oli ka ta piitsa suurus, et ta on ka... Ott Kiivikas ja sina, see ühendab teid. Jah, et rahakrattil oli ka kohe näha, et mehel oli kehaehitus nagu korralik, et see jäi ka kindlasti silma. Et see on tegelikult hea eeskuju noortele, on ja? Aga ma ei tea, kuidas see käib, et kuidas te julgesite neid kutsuda sinna, et kes neile lähenes? Neid kuulsaid inimesi. Ise kirjutasite kuskilt või? Endal tulevad ideed pähe, et kes meil on iidolitakse ja siis... Aga kus sa kirjutasid nagu mingi meili või? Meilile, jah. Noorte volikogul on enda meili. Otsisite netist ja siis läksid ja siis nad vastasid ja tulid, jah? Kas nad tahtsid mingid raha ka või? Või nad teevad tasuta või? Ei, loomulikult. Enamasti tahetakse ikka, jah. Ja see oli ju projekti raames ilmselt teil mingi kaetud. Okei, aga ma saan aru, et te teete küll neid üritusi ja asju kõike korraldate, siis tegelikult teil on ikkagi mingi taustajõud ka, et mõni täiskasvanu, et ongi see Maarja-Liisa, teie noorsootöötaja. Just, mulle meeldibki tema kohta põhimõtteliselt öelda, et arvatavasti ilma temata nagu ei oleks ükski nendest asjadest nagu seal kandis, kus ta praegu on. Ja teiseks ka see, et ükski idee ja ükski projekt ei oleks kirjutatud nii, nagu ta on ilma temata. Ehk siis ta on tõesti see inimene, kes on andnud meile need ohjad nagu endale kätte ja tõesti lubanud meil siis testida neid ja kompida üldse seda piiri. Et mulle tundub, et teil seal Toilas on nagu vedanud igat moodi, et teil on vallavalitsuses on väga noorte sõbralikud inimesed, siis on noorsootöötaja, kes on ideaalne, tore. Et ma ei tea, peaks sinna vist tulema oma lapsi kasvatama. Aga siis seoses nende üritustega, et kas teil tuleb meelde mingi seik või mingi, mida te nagu ei oodanud, aga juhtus, et te pidite kiirelt reageerima? Või kõik läks teil väga sujuvalt? No meil on enamuslikult nagu kõik päris sujuvad, ma ütleks. Jälle õnnega koos, noh. Jälle õnnega koos, just. Meil oli muidugi see Teadja meeste sarjas, meil pidi kohale tulema Raivo Hein, aga ei saanud nagu neid kuupäevi kokku leppida ja kuidagi niimoodi ja siis me pidimegi nii-öelda siis tagant järgi kohe uurima, et kes veel, sellepärast meil projekt oli ikkagi kirjutatud ja me pidime siis nii-öelda äkilise liigutuse tegema ja vahetama ära. Aga tuli ilusti välja minu meelest. Kahjuks oli meil selleks momendiks oli ka siis Raivo Heinaga kohtumine oli ka noortele välja kuulutatud, mis tegigi selle siis probleemsemaks, et meil oli noortele välja kuulutatud, noored olid juba registreerinud, aga kahjuks siis oligi, seal tekkiski selline mingi probleem, et ma ei teagi, võib-olla oli tal endal haigusega, ma täpselt ei mäletagi, mingi juba nagu aega mööda läinud sellest. No ikka juhtub. Ei, selles mõttes, et nagu inimlik juhtub, et täiesti nagu arusaadav, kus oligi lihtsalt see, et me pidime ütlema noortele, et kuulge, et andke andeks, et sellel korral jääb üritus ära, et lubage, et me leiame teile uue esine ja siis aga see sa leidnud. Aga te lahendasite selle ära, et see on nagu super, et see nagu ikka juhtub. Aga kuidas te tunnetate, et milliseid oskusi see kogemus, see üritus, ma ikkagist ei taha seda ürituse korraldusest veel ära minna, et mis oskusi teile on see andnud või kogemusi? No kõige parem, millest me just rääkisime, on kindlasti probleemi lahendus, et need probleeme tuleb meeletult sul vastu, kui sa hakkad üldse projekti kirjutama ja looma, siis see, kuidas sa reageerid sellele, ei anna alla, et need on minu meelest väga head need. Ja muidugi, kui sa oled näiteks oled võtnud tähtsama rolli, nagu ongi see, et sa nii-öelda siis oled see peainimene seal, projekti juht nii-öelda, siis see on ka, et sul kindlasti tuleb see nii-öelda juhtimisoskus ka. Ja vastutustunne ja kõik selline. Vastutustunne ka just, jah. Et ongi, et kui mina nüüd vahepeal tegelen jälle mingi, ütleme, noortevolikogu asjaga, koolis rahulikult tegelen ja siis tuleb klassikaasa tuleb kõrvalt, et kuidas sa nii hästi kirju kirjutad, et mis asja, et nagu ma peaksin kirja kirjutama, ma kirjutaksin, et tere, kas te tuleksite külla, aitäh, andke teada. Ja mina sellel ajal olen kirjutanud ilusa pika loova kirja, et see ongi nagu üks asi, millest ma ei saanud üldse aru, kuni ma üks hetk hakkasin mõtlema, et kui alguses oli kirjade kirjutamisel suunas meid Maarja-Liisa, siis lõpuks oligi see, et kellelegi on vaja kirjutada, ma panen kirja kokku,
kiri on korralik, detailne, ma saan selle nagu kindla tundega ära saata, teades, et ma ei ole midagi sealt maha unustanud, kõik on õige, kõik on korrektne, kiri on korralik. Et see on nagu, praegu ma küll läksin väga detailselt kirja kirjutamisesse, aga see on nagu väga hea nagu näide sellest, et tegelikult see on lihtsalt, ma olen selle omandanud kogu selle aktiivse ajaga. Ja see on nagu üks vähene näide nendest, kui palju tegelikult ongi, et vastutustunne ja sihikindlus ja mis kõik meil on nagu kõikide selliste nagu vastutustega või selliste tegevustega tekkinud. Jah, sest et seda sa nagu tegelikult koolis ei õpi. Neid asju lihtsalt, et sellepärast tasub noortel olla aktiivne ja osaleda, et siis pärast elus paremini hakkama saada. Ja. Et ma tean, et teil on tegelikult planeerimisel on üks teine üritus ka, üks suurem. Ja. Et noortefestival, mis peaks olema hõlmama tervet maakonda. Ja. Et mis unistused teil sellega seoses on? No, niisugune üldidee on siis niisugune suur festival, kus on erinevad nii-öelda siis piirkonnad ja igas piirkonnas on siis erinev valdkond, ma ei tea, näiteks riigikaitse või niisugused asjad ja siis ongi nagu üldlava, kus on esinejad, siis on muidugi need väiksemad lavad, kindlasti on erinevad nii-öelda ettevõtted ja näiteks, ma ei tea, politsei, piirivalve, kõik need on seal ka enda telkidega, et niisugune nii-öelda äge festival, kus tõesti nagu noored tahaksid tulla ja loomad on ka kindlasti kohal, seda me rääkisime ka. Et tegelikult ongi, et me veel ei ole jõudnud alustada siis nii-öelda külaliste ja kõige selliste kirjadega, et kuna meil ongi alles endal olnud tiimiga ära esimene koosolek, siis me tegelikult ei ole selle nii-öelda korraldusliku poolega ametlikult jõudnud vist alustada, selles mõttes me oleme nagu alustanud, aga praegu ongi, kui Gregor tõi üles, ma ei teagi, politsei piirivalve ameti, me tegelikult nendega ei ole veel rääkinud. Me veel ei tea, mis nemad sellest ideest arvavad. Aga ideed on meil olemas ja ajurünnak on meil esimene tehtud. Et selline vinge äge noorte sündmus peaks ta ehk suvel tulema. See on siis selle aasta suvel, jah? Ja. Et, aga sinna võivad ka tulla mingid teised noored või peavad olema nad Ida-Virumalt? Minu arust me ikka rääkisime sellest, et kuskilt kaugemalt, näiteks Saaremaalt kas või võivad tulla, et lihtsalt põhiline ongi see aja asi. Et mujalt ootame me külalisi ka, lihtsalt meie eesmärk on see, et meie enda Ida-Viru noored oleksid kohal. Et mul on hea meel kuulata seda kõike, et aga lähme nüüd, vaatame veel hästi kaugele, et kui te mõtlete nüüd enda elu peale, et kuhu see kõik teid viib, et kas te mõtlete, et näiteks ka 5 aasta pärast olete oma selle Toila ja kogukonnaga seotud või tahaksite te välja minna ikka? No selles mõttes, et karjääri poolest ma iseenesest arvan, et ma teen ikkagi kannapöörde. Selles mõttes, et mind ise huvitab rohkem füsioteraapia ja riigikaitse. Ja just, kehakultuuriga just. Et selles mõttes, et seal on natuke raske nagu implementeerida seda nii-öelda seda oskusi, mida ma olen kaasa võtnud ja üldse need tegemisi, mida ma teen noortevolikoguga, aga kindlasti sealt tulevad ka need oma kasumid. Aga kui ma lähen füsioteraapiat õppima ja ma saan sisse ka sinna, siis ma plaanin ikkagi tagasi tulla peale õppimisi, et ikkagi edasi arendada näiteks meie siis nii-öelda Ida-Virumaa taastusravi. Ja Anni, mis sinu mõtted on? Et no ma nüüd praegu mõtlen, 5 aasta pärast olen ma arvatavasti veel ehk ülikoolis või kuskil niimoodi, et kunagi ei tea, äkki võtan vaheaasta või midagi või lähen üldse välismaale, aga no ma arvan, et ikkagi peale õpinguid ja jõudes siis tööturule, ma arvan, et ikkagi satun ma nagu Ida-Virumaal ikkagi Toilasse nagu tagasi. Et no kodu on seal ja vanemad ja kõik, kes vajalik ja tähtsad. Et ma arvan, et see saab küll otsustatud ehk sellega, kui ma valin ära, mis eriala mind siis lõpus tulevikus siis ootama hakkab. Et kui praegu on meil minu valikud suhteliselt laiad, siis et ma arvan, et selle peal ma ära otsustama siis, kui ma valiku teen. Ja ma saan aru, et tegelikult olete mõlemad ju alles 10. klassis, et teil on natuke aega ka ja et te võite rahulikult olla, et kaua te saate seal noortevolikogus olla, et kuidas see 2 aasta tagant? Ja põhimõtteliselt üks koosseis on 2 aastat, aga meil on nüüd jällegi erakorraline juhtum, kus meil 2 valda ühineb.
ehk siis ongi see, et tegelikult esimene aasta on meil nii-öelda siis need vabad käed, ohjad on enda käes, et selles mõttes, et teeme neid projekte ja kõike teeme, proovime selle festivali ka ära teha ilusti ja siis tegelikult teine aasta arvatavasti on see, et me hakkame läbirääkimised Jõhvi vallaga, Toila vald ja Jõhvi vald, et kuidas meie siis nii-öelda kõik need noorte väärtused jääksid ikkagi pinna peale ja ei kaoks selle uue valla alla. Siis teil võib-olla on isegi suurem roll, et just seda nagu näidata neile ja rääkida, et kui tähtis see tegelikult on. Et ma ei tea, kas Jõhvi vallal on mingid noortevolikogu on, jah. Okei, siis selles mõttes see on neile tuttav. Jah, et saabki olema selline ma ei tea, kas ma saan just kasutada sõna vinge, aga selline midagi uut, et kuidas me need siis 2 valda ja just need noortevolikogude tööd lõimume. Ja kuidas me need nagu kokku siis seame, et niimoodi, et võib-olla eks mõlemast siis märk maha ja et oleks noortel ikkagi endiselt hea olla. Aga nüüd, kui mõelda nüüd niimoodi, et sealt tulevad need uued noored ja te hakkate siis midagi uut võib-olla ehitama tänu sellele, et mida te soovitaksite nendele noortele, kellel on tegelikult ideid, aga nad ei julge veel astuda esimest sammu? Et mis nad peaks tegema? No mina ütlen kohe, et tegelikult koolides tullakse meeletult vastu nende ideede arendamisega ja kindlasti need kooliorganid teavad ka, et kuhu edasi viibata ja selles mõttes, et kindlasti näiteks mina ka unustasin enne öelda, et ma tegin enda 8. klassi loovtöö selle põhjal ära, et ma korraldasin ürituse ja jällegi sain koolisüsteemi selle eest väga positiivse hinde ja hea tagasiside. Sa oled väga kaval, ma vaatan. Ja ma natuke kavaldan seda koolisüsteemi, aga selles mõttes, et nagu midagi otseselt nagu valesti ei teinud minu meelest ja väga ilusti tuli välja ja see oli ka, et tegelikult ma läksin ideed ka õpetaja juurde, võtsin meilt vallas Maarja-Liisa jälle juhendajaks, koolisiseselt ka ja siis sealt jälle tuli see nagu projekt välja. Ja mis sina soovitaksid, Anni? Mina ütleks, et näiteks võib pöörduda praeguste näiteks aktiivsete noorte poole või siis noorsootöö juht. Näiteks, et ma arvan, et kui olekski keegi noortematest noortest, ei pea olema just sealt keegi noorem, et üleüldse tuleb idee pöördagi näiteks Maarja-Liisa poole ja ma olen enam kui kindel, et Maarja-Liisa võtaks tema idee 2 käega vastu ja küsiks, et nii, et mis sa nüüd edasi teha tahad. Ja saaks otsitud tiimi või olenebki jälle ideest. Aga jah, et inimesi meil on, kes sellega oleksid nõus aitama. Ja aga kindlasti seda, et arvan, et kuulajad on aru saanud sellest, et projekt kunagi ei ole liiga palju. Et me oleme küll tähtedesse nii-öelda proovinud lennata ja lendasime ka minu meelest nende projektidega. Et selles mõttes, et esiteks ei ole kunagi liiga noor selle jaoks, et alustada nende asjadega ja kindlasti ei ole ideed, mis on liiga meeletu, et seda luua. Meie Maarja-Liisaga vahepeal üksteisele või siis kogu tiimile tuletame meelde, et ideedega tasub tulistada taevasse ja kui on vaja, siis me toome need maa peale tagasi, aga maa peal lohisevat ideed enam taevasse ei saa. Väga head sõnad. Et ühesõnaga, kui keegi tahaks ka teiega nagu liituda, teie piirkonnas, kes on nagu tagasihoidlikumalt, siis te tegelikult võtate nad rõõmsalt vastu ja juhendate ja lasete neil olla aktiivsed nagu teie. Et no meil on ju nii-öelda, kui ma nüüd ütlen seda korrektselt, siis järgmine generatsioon noori on peale tulemas, et praegu on juba näha, kus nemad alustavad siis natukene küll väiksemate vastutustega üritustega, aga ikkagi näiteks ongi juba korraldasid vist ise noortega öö nüüd just parajasti korraldavad kusjuures. Okei, ma arvasin, see üritus sai läbi, aga okei. Et nemad teevad siin jooksvalt, teevad selliseid aina suuremate nagu nii-öelda siis vastutustega üritusi ja ettevõtmisi. Et ma arvan, et nemad on järgmised meie. No te olete vist neile eeskujuks ka, ma arvan. Võimalik. See ongi tähtis ju. See on väga tähtis. Aga teil olid ka oma eeskujud? Jah. Kindlasti. Et see eeskujuvärk on ka, ma arvan, noortele oluline. Et me hakkamegi vaikselt juba lõpusirgele jõudma, et ma olen juba, ma arvan, teiega võiks lõputult rääkida, sest et teil juttu jätkub, see on hea. Et mul on nüüd selline laiali valguv küsimus, millel ei ole tegelikult õiget vastust. Et nagu me teame, siis maapiirkonnad
ei ole, noored väga ei tule tagasi ja kui nad on seal võib-olla sündinud ja natuke õppinud, siis nad ei taha tagasi tulla, kui nad on juba mingi töökogemus on, nad on õppinud välismaal või mida iganes. Et kas teil on mõni mõte või mis võiks olla see võti, miks noored tuleks tagasi oma kodukohta? On teil mingi mõtteid? No kindlasti selles mõttes, et kui see valdkond on nagu täiesti kuidagi ei ole seotud selle nii-öelda siis maaeluga, näiteks oletame mingi IT-spetsialist, vaata, see ei ole loogiline, et ta tuleks tagasi nagu sinna kohta, kus on näiteks ainult ongi nii-öelda põllulapid ja üks talu kuskil 10 kilomeetri peal. Et selles mõttes me peamegi vaatama seda nii-öelda siis seda juurprobleemi. Et minu meelest meil Ida-Virumaa on sellepärast ka nagu nii-öelda selle halba varjundisse jäänud, ongi sellepärast, et arvatakse, et see ei ole nii nagu arenev koht ja mida veel, aga tegelikult ongi see, et kui see piirkond, kus see noor ära läks, hakkab meeletult arenema, siis loomulikult see noor tahab tagasi tulla ja olla osa sellest arenemisest. Ja näiteks mul on ka see plaan, et kui ma tõesti saan nende füsioteraapia õpingutega lõpetatud, siis ma tuleks tagasi Ida-Virumaale ja hakkakski edendama seda taastusravi, et ongi kas siis oma keskus täiesti või kuidagi moodi hakkangi nii-öelda noortele siis ka laiali jagama seda. Väga äge visioon on sul. Aga mis on sinu mõtted, Anni? Vaatan, Gregor unistab praegu väga suurelt, et mul ei olegi nii üksikut kindlat visiooni veel silmes, aga minu arvates ongi lihtsalt see, et keskkond ja kodupaik peab olema selline koht, kuhu tahaks tulla. Et ongi, et minu visioon on see, et mina olen oma õpingud ära lõpetanud, olen juba, ma ei teagi, töötasandil näiteks, ma ei teagi, kas seda on päris niimoodi korrektne öelda, ütleme, no töötangi ja tahaks siis kuhugi perega rahuliku paika maha istuda, siis nii-öelda siis elama tulla. Et siis on hea keskkond, kus lapsi kasvatada ise tööl käia, et siis ma arvan, need on nagu lihtsalt tähtsad kohad, et ala kodukohas oma lasteaed ja kool ja olemas ja endal soodsad tingimused lähedal nagu tööl käia, et need on nagu kõige tähtsamad omadused. Ja kui need on olemas, siis ma arvan, et saab edasi ehitada küll. Et oluline on ikkagist, et need teenused oleksid maapiirkonnas, et ega siis, kui need ei ole, siis väga ei tule tagasi kahjuks. Aga ma arvan, et üks oluline punkt on ka see, mis teie puhul on väga hea näide, et te olete hästi kaasatud oma kogukonda, et te olete seal volikogus või noortekogus, et siis teil on nagu siuke soe tunne juba seoses selle kogukonnaga ja te nagu tahategi tulla, te olete seal nagu aktsepteeritud. Et ma arvan, see on ka, et kui noori rohkem niimoodi kaasata, siis nad on huvitatud pärast ka panustama. Ja kindlasti on see ka, et näiteks kui minusugune, ma arvan, läheks nagu suurde linna, mina olen täiesti maainimene, et mina kasvasin üles talus, nüüd muidugi kolinud kortermajja, aga mul oli enda kanad, ma mäletan ikka veel, kuidas ma nendega kaklesin. Siis on ikkagi see, et mul on ikkagi see, et kui ma tänaval tulen kellelegi vastu, ma ütlen tere, siis ma tean seda inimest, aga kui ma nüüd paneks ennast sellisesse kohta, kus ma olen näiteks Tallinnas, siis need inimesed, kes tulevad nagu sadade viisi mulle vastu, ma ei tea neid absoluutselt ja ma nagu üldse ei vaju sinna nagu nende kampa. Et minu meelest ongi see, et tegelikult, et miks ma plaanin ka tagasi tulla, on sellepärast, et mul on kogukond, mida ma olen ehitanud, mul on kogukond, keda ma tean ja kes arvatavasti mind tagasi vastu võtavad ka väga soojade kätega. Ma arvan, et need on väga head laused meil lõpetuseks, et positiivsed, toredad noored ja aitäh teile, et te tulite, võtsite vaevaks tulla siia meie stuudiosse ja ma ei tea, kohtumiseni järgmise korrani. Just nii. Aitäh!